Austatud kongressist osavõtjad, tänan tähelepanu eest ja antud võimaluse eest mul esineda. Minu esinemine ei saa olema küll mitte sugugi magus ja meie keele peale määrimine, vaid pigem kantuna kongressi alguses esitatud sõnavõttudest. 4 aastat on möödunud eelmisest kongressist. Eelmisel kongressil küsisin, kes harib spordijuhti, arusaamaks neist probleemidest, millega klubid, treenerid, sporditegijad oma igapäevases tegevuses, sunnitud süsteemsuses peavad hakkama saama. Siis olid veel rammusad ajad. Täna kuuleme nendelt samadelt juhtidelt väiteid, et tuleb taastada spordikoolid, et oleks tulemust. Pendel on liikumas teises suunas. Kas oleme täna nii targad, et suudame selle peatada õiges asendis? Eelnevalt märgiti, harjumus sportlikuks tegevuseks peab tulema võimalikult varases eas. See tähendab kujundada meelsust. Sporditulemus on vajalik kui riigi visiitkaart, identiteet. Kes siis toodavad identiteeti ja meelsust, ehk saavutust ja harjumust, oskust spordiga tegelemiseks? Meelsus on rahvuslik küsimus. Rahva tervis, liikumisoskus, hoiakud, identiteet, aga riikluse küsimus, tuntud rahvusvahelisel areenil. Tuntuse loomiseks on vaja vahendeid väga suures mahus ja aega aastate kaupa. Sportlikku täiuslikkust, pühendumust, see vajab tsentraliseerituid vahendeid. Meelsuse loomiseks on vaja võimalusi ja pisut motivatsiooni ja isiklikku panust. See võiks jääda klubiliseks tegevuseks. Spordiorganisatsioonilise külje ümberkujundamisel ei tohiks ununeda eesmärk, mille suunas soovime liikuda, et liikumine eesmärgi suunas ei muutuks eesmärgiks omaette. Peame hoidma meele värske, et vältida aluste vahetust ja manipuleerimist. Ei tohiks juhtuda nii, nagu sõnuriimides. Märk märgime ära, särk särgis ära. Aitäh!